viimasel ajal tuleb neid sõnumeid üha rohkem, nii et eks see natukene murelikuks teeb ikka. Me ju teame, et Ukraina ei ole ainukene riik, mis hetkel sõdib, nii et eks see paneb ka muretsema enda turvalisuse pärast. Esimene kord siis oli jah, nagu, et nagu on mingi erakordne asi, aga nüüd on juba tavaline. Valmis peab olema kogu aeg igaks võimaluseks. Ikka kogu aeg vaatan oma teede peale, et kuhu saab varjutada. Sain küll jah, aga ma ei pööranud selle tähelepanu. Oli kuulda, et keegi nagu midagi ei saada, kes see öösel nii pingsalt kogu aeg saadab midagi ja siis lugesin esimest sõnumus, et on vaja vist mingi varjuda või midagi. Ühesõnaga ehmatab ikka ära. Ma nägin seda hommikul kuskil 9 ajal alles, eks siis õigel ajal ei näinud, kui oleks tarvidus olnud. Aga lugesite sõnumi läbi, mis siis mõtted olid? Mõtted olid, kuidas juba 3. kord, et kõhedust tekitas. See kindlasti on meie vaatest oluliselt parem, ehk me saame palju täpsemalt sihtida, kellele teavitus läheb ja milline see teavitus on. Seniks me peame lootma ja usaldama seda, et inimesed on tõmmanud alla endale siis kas Ole valmis äppi või Eesti äppi ja sealt kaudu need teavitused tulevad.